tervitust teile minu poolt. Meil on tegelikult juba pühapäev. Alustame uut vlogi, aga eile oli siis sõbrapäev või valentinipäev või kuidas iganes te tähistasite seda või võib-olla ei tähistanud üldse. Aga minu sõbrapäev algas tegelikult hommikul üldse Viljandis. Ma läksin reedel suht hilja, mingi 7 alles jõudsin oma sõbranna juurde Viljandis, kes seal elab. Üks sõbranna tuli Pärnust ka ja siis me kolmekesi veetsime ühe õhtu ja laupäeva hommikul tegime sõbrapäeva brunchi Rohelise Maja kohvikus. Ja siis tulingi juba Tallinna tagasi, eks ma olin mingi väga vähe aega, isegi mitte ühte tervet ööpäeva Viljandis, aga täiskasvanuna on minu arust sõprustega siuke, et vahepeal sa pead lihtsalt pingutama, et kui sa tahad kedagi näha, sest graafikud on tihedad ja kellel on lapsed ja võib-olla me elame mingi eri linnades ja lihtsalt alati ei õnnestu selles samas formaadis kogu aeg jätkata, peab adapteeruma ja kui me tahame üksteist näha, siis vahepeal see tähendabki lihtsalt ühte õhtut Viljandi sõitmist ja järgmine hommik tagasi ja läksimegi siis valentinipäeva, sõbrapäeva õhtul veel sassiga ka Tallinnas Argentiina restorani. Me käime seal mingi 1-2 korda aastas, meile lihtsalt meeldib seal käia steiki söömas, kui on siuke erilisem mingi, ma ei tea, kas meil pulma-aastapäev või siis seekord oligi sõbrapäeva õhtusöök. Mõlemad võtsime steigid, meile meeldib see minu arust sisefilee mingisugune, igal juhul mingi fileetükk, ülihea mahlane, alati nagu mega seal. Et see oli meie valentinipäeva recap, et siis täna, kuna meile nii palju tegime, saame rohkem puhata ja veeta siukse mõnusa hubase pühapäeva koos. Mu plaan ongi täna võimalikult vähe olla telefonis. Vahepeal, kui on vaba päev, siis lihtsalt jääd telefoni istuma, sest sa ei pea kuhugi kiirustama ega midagi tegema, kui ma ei taha täna seda teha. Ma tahaks rohkem esiteks lugeda raamatut, ma tahaks teha lõunasöögi, õhtusöögi, et need võtavad aega. Kuna täna ongi vaba, siis mõningaid ilurituaale ka teha, mis muidu võib-olla tunduvad tüütud, näiteks kulmude värvimine. Ma tahaks teha omale näomaski, mul on mingid, mis peavad kuni 3 tundi näos olema, et see võtab ka natukene nii-öelda aega. Nii et lihtsalt siuke self-care, rahulikult kulgev pühapäev meil siin kodus. Kõigepealt mu sõbrapäeva nädala kingitus endale. Ma lihtsalt üks päev käisin Rimis meil kohalikus ja seal olid tulbid. Praegu minu Prismas olid ka mingi 4,99, Rimis olid 5,99 need. Ja algselt nad olid suhteliselt suht kinnised, aga nüüd nad nädala jooksul ikkagi on täiega õitsele löönud. Õied on lahti läinud ja kuidagi, kui nad alguses tundusid pigem kõik sellised heledad roosakaga, siis mõned on siin muutnud värvi tumeroosaks, mõni on nagu täiesti valge suht, ehk siis päris lahe värvide kombo. Ja kuigi kevad on nii-öelda veel kaugel, võib-olla paari kuu kaugusel, siis kuidagi siuke mõnus uus hingamine on kodus, minu arust ka värsked lilled on. Ja siia samasse värvikombosse on siis sassi kingitud valentinipäeva kimp mulle. Ka vaniilus mulle tegelikult praegu täiega meeldib, kui on hästi palju erinevaid lilli kuidagi koos ja millegipärast mulle just need heleroosad toonid ka praegu meeldivad. Praegu kuidagi mul oligi siuke kevade ootuse tunne see nädal, nii et sassi see värvikombo läks ka täpselt täppi. Mulle nii meeldivad need nelgid, mulle meeldivad, et siin on erinevaid roose, need väiksed mingi kobarroosid, suuremad roosid. Ehk siis 0 lille meie kodus muutus selleks, et meil on 2 mega ilusat kimpu ja see on nii tore ja armas. Sorry, diivanipadjad on taga sassis. Aga you get the point, kuidagi siukene mõnus lillelõhn on kodus. Siis mu snäkikapp on jälle siuke, nagu siin oleks mingi pomm plahvatanud. Ühes mingis Instagrami koostöös minu arust sügisel ma sorteerisin seda ja nagu näha, siis aeg oleks uueks sorteerimiseks. Sass kinkis mulle mingi suure karbitäie snäkke. Kurdan, et mul kuidagi snäkikapp saab hästi kiirelt tühjaks ja mul on tulemas ju ka haiglakoti pakkimine, kuhu teadagi oleks vaja mingit snäkke ka sisse panna ja ma ei tea, olen kurtnud, et põhimõtteliselt ma ei tea üldse mida kaasa võtta, et nagu mind ei isuta miski ja siis Sass tellis mul igast erinevaid asju. Põhimõtteliselt need Nixi vahvlid on Sassi kingitud, siis siuke Nutella-laadne mingi ökokreem, mingi Teo ja Piia. Seda Sassi ema mulle ka kingib tihti ja see on nii hea, ma lihtsalt nagu võiks selle korraga ära süüa. Aga muidugi ma proovin nii-öelda ports-portsu haaval. Siis True Datesid, need ma arvan, ma jätangi haiglakotti. Siis mingi Grenade valgupatoon, ma arvan, mul jääb ka haiglakotti. Kunagi Sass kinkis mulle mingi siukse ka orgaanik ja vegan ja veits parema mingisuguse küpsis, aga see oli hästi siuke tihke ja maitsekas. Ja nüüd sarnaselt sellele mingi double chocolate walnut küpsis, mingi šokolaadiga ja siukene rohkem nagu hele birthday cake küpsis. Need ma arvan ka ma jätan haiglakotti. Siis mingi väike pakk, siukseid paremaid valgurohkemaid krõpse, mis ma ilmselt jätan haiglakotti. Siis siin on mingi kilo sealt Ülemiste ökopoest tatleid, sest et mingi väide on, et sa peaks viimasel raseduskuul sööma iga päev natuke tatleid, et siis see kuidagi mingisugune tervisekasu selles oli, mis
soodustab siis kerget sünnitust ja siis see tundus nagu nii utoopiline, kui mu sõbranna sellest mulle rääkis ja ma guugeldasin ja see oligi nii. Ja siis ma rääkisin sellest Sassile ja Sassi kinkepakis oligi mingi mega suur posu, need on siin täiega kokku pressitud tatleid, nii et ma eile juba sõin paar tükki ja proovin siis iga õhtu natukene neid süüa. Ja siis seal pakis olid veel siuksed soolasemad küpsised, mingid seemnetega. Arvan, et ma jätan need ka haiglakotti ja siis siuksed mingid läätsekrõpsud olid seal, sweet chili, jällegi mingid tervislikumad. Ma ei tea, ma mõtlesin, ma jätan need ka haiglakotti, aga samas võib-olla ma tahan need vahepeal ära süüa, sest mul on siin endal veel soolapopcorni, mis ma saan snackida, kui mul on soolase snackiisu. Ja siis potentsiaalselt need on ju haiglakotti ja siit saan veel snackida mingeid asju, kui mul siit jääb mingi kalgupatoon alles, ma saan need ka võtta haiglakotti. Nii et mul mingid snackivarusid nüüd on, see oli nagu mega raske ja suur karp. Ma täiega mõtlesin ka, et mingi ma ei ole Sassile midagi öelnud, mida ma tahan, et tavaliselt, kuna me oleme juba mingi üle 8 aasta koos olnud, siis me lihtsalt ütleme, et mul on siukseid kingisoovi või saadame aeg-ajalt üksteisele mingeid linke, mis teine siis alles hoiab tähtpäevadeks, aga seekord mul ei olnud mitte midagi talle saadetud. Nii et need snackid olid mulle mega suureks üllatuseks ja tegelikult naelapea pihta, sest ma nagunii mõtlesin, et issand, mida ma sinna haiglakotti ostan. Ja kui te küsite, mis mina Sassile kinkisin, siis ma kinkisin talle Home and Used Rento brändi saunamütsi. Mäletate ühes vlogis, ta oli seal Prisma saunavahes oma saunamütsiga ja ta on tõesti siuke inimene, kes teeb mingi korra nädalas sauna meil kodus, nii et ta on ka saunaline. Aga tollel hetkel see saunamüts oli nii kallis ja siis me ei ostnud ja siis ta oli pärast nii kurb, et tal on ikkagi vaja ja siis järgmine kord, kui me saunas olime, siis ta rääkis, et ta pea on nii kuum, tal on vaja mingi õhutust ja seda saunamütsi sa võid minu arust nagu märjaks teha näiteks külma veega ja paned pähe. Samas see on mingi orgaanilisest materjalist ja ikkagi tuuldub siit ülevalt, nii et ma siis kinkisin talle selle. Tundus nagu hea Home and Use, see oli minu arust mingi 25 €, täitsa okei hind, tundus kvaliteetne ja kui Sass selle avas, siis ta nägu niimoodi peeretas peas, nii et eks näis, kas me viitsime täna minna sauna. Vahepeal on lihtsalt vanni õhtu ka pühapäev, vahepeal on sauna õhtu, aga kindlasti ma tean, et see asi saab tal väga palju kasutust siin lähitulevikus, nii et need olid meie valentinipäeva kingid üksteisele. Moon, I'm there soon. I'm leaving quite early tomorrow morning. Undercover, baby, is what you ask of me. Soon I'll be disguised. Shooting star, I'm without a safety net. Give me a ride. I'm going far beyond where the sun sets. Ma teen üle pika aja krõbekana-salatit niimoodi, et ma teen päris nii-öelda snitslit, mitte selle crispy chicken marinaadis, aga lihtsalt ise lõikan, ise tampin, panen riivsaia, muna ja siis maitseained. Praen kõigepealt need ära ja siis ma teen salati kõrvale. Salati põhjaks läheb mul üks pea seda jääkapsast, siis mul oli tomatit, mul oli kurki, mulle meeldib alati panna Granny's mitte õuna selle salati sisse, et ta lisab siukest hapukust ja krõmpsu. Ja siis mul on fetajuustu ka, ma teen sellest mingi 4 portsu salatit. Ja salati kastmeks ma panen suppilusikatäis mett, suppilusikatäis balsaamikut ja suppilusikatäis põltsamaa mahesinepit, soola, pipart ja ongi kõik, sest see feta tegelikult annab ka suht palju maitset juba.
tulemus, panin selle krõbekana peale ja fetajuustu ka, aga ma tegin 5 portsu lõpuks ikkagi, sest et 4 oleks liiga palju olnud. Aga siis lihtsalt kogu see volüüm siin all on need kapsalehed ja juurviljad ja siis natuke juustu, kana ja kõrvale veel 1 ciabatta viil ka. Nüüd ma hakkame tegema näomaske sossiga. Need on siuksed, ma tellisin need vist Lovertast või nüüd Tiinost, aga ma tean, et Magda Beautys on ka veel mingi Biodance. Need on suht popid praegu. Need on nagu paksemad, siuksed silikonist ja siin on pealkirjas, et jätta ööseks või vähemalt 3 tunniks, mis on crazy. Ma ei tea, kas ma päris 3 tundi hoian, aga mingi 2 tundi võiks hoida, samal ajal kui ma raamatut loen. Ma leidsin poest siukse mingi Nesti jäätee, viirsiku oma, aga see on siiro. Ja siis saan paar tundi raamatut lugeda ja puhata. Pärast ta tõmbab tõesti läbipaistvaks, nagu imendub nahka, vaata. Nüüd saab isegi kui vaja veits tõmmata rohkem katki, vaata. Nagu trendiv mask peibade seas, siukene paksem silikoon. No nüüd on erinevaid tootjaid, aga mama. Vabandust, ma ei saa väga hästi rääkida selle maskiga. See peab veel mingi pool tundi olema peal. Igal juhul ta on juba tõmmanud suht hästi nahka. Aga õhtusöögiks on meil 1 minu 5 retseptist, mis te siin kanalil näete, sest ma rohkem ei oska midagi teha. Pitsa põhjapulbri peal jälle pitsa. Veishakkliha panin juba praadima. Ja mulle meeldib see Kalevi pitsa põhjapulber, sest sinna ei pea õli lisama. Lisad lihtsalt selle ja 250 ml vett kaussi. Siis rasvaainega määritud pannile laatad taina märgade kätega. Ma vahepeal panen natuke jahuvel juurde, kui liiga nätskeks on jäänud. Ja paned peale pitsa kattematerjali, küpsetad 220 kraadi juures 25–30 minutit. Ma tavaliselt lasen sellel põhjal natukene üksinda olla just mingi 10 minutit ja siis panen katted veel mingi 20 minutit. Mul on räme koll ees, ma pean selle maha võtma, sest see on tõesti kuivanud mul siin näos. Ma ei kujuta ette, kuidas keegi sellega magab. Väga nästi, kõik see niiskus on mul nahka läinud. Aga kui mul raamatulugejad, sõbrannad siin olid, siis me tegime ka neid maske ja kõik me olime mingi wow sellest tulemusest. Tõesti jätab nagu üli niisutatuks su naha. Get out of bed the same time. People talk about last night. Hey, I heard through the grapevines that guy just broke her heart. Are we just running backwards? Every page has got the same words. I'd rub my eyes again, but there's no point, just play along. It kinda seems like old news when yesterday's still ahead of you. Tere hommikust teile! Trenni sain tehtud, hea on olla ja enne kui ma lähen koju tööasju tegema, siis ma olen missioonil. Ma tahtsin ühe pisikese peegli viia uuskasutuskeskusesse meil kodust, nagu nii mul oli see to-do listis. Ja kuna nii paljud teist eelmise video peale soovitasid, et ma läheks oma õlimaale vaatama sõbralt sõbrale kauplustesse, siis mul hakkasid kohe mutrid peas keerlema. Tallinnas on neid 4, kui ma guugeldasin. Ja õnneks, nad ei ole nagu lähestikku, aga ikkagi Mustamäe kesklinna ümbruses. Esimene, kus ma olen praegu, ongi Järve keskuse oma. Siis on
on Mustamäe tee, Magistraalikeskus ja Balti jaama turg, nii et ma proovin need kõik läbi käia ja alustame Järvest. Ja siis ma mõtlesingi, et aga ilmselt saab ka siia tuua neid peegleid. Et mul on siin üks valge peegel. Ma lähen sisse, vaatan, kas ma saan selle peegli siia jätta ja siis ma lähen käin need kõik 4 sõbralt sõbrale läbi. Lootuses, et äkki ma leian mingisuguse õlimaali või mitu. Mu lootused on madalad, sest tavaliselt minu arust kaltsukad ja uuskasutuskeskused on ülihead. Sa võid sealt leida ülihäid asju, kui sa käidki esiteks tihedamini seal ja teiseks sul ei ole mingit kindlaid soove, et sa oled lihtsalt avatud mõtlemisega ja sa lähed lappad asju. Niimoodi sa võid leida ülipalju head, aga kohe, kui sul on vaja mul on vaja tumesiniseid teksaseid, alt laienevaid, siis ma kunagi ei leia. Ma üldjuhul ikkagi pigem satun vähe kaltsukatesse lihtsalt nagu ajapuuduse tõttu. Et kui ma võib-olla sõidaks mööda kuskilt iga päev, siis ma käiks rohkem. Aga jah, täna on siis sükene päev, nii et lähme uudistame sõbralt sõbrale kaupluseid. Kui ma midagi leian, siis ma muidugi annan teile teada. Käisin 3 sõbralt sõbrale, 4 oli kinni, see Mustamäe tee oma ja kui ma piilusin sealt ukse vahelt sisse, siis tundus, et seal on ka päris palju ägedaid maale. Aga ülihea soovitus teile kõigile, kes te soovitasite, sest et isegi kui need pildid ei olnud idekad, siis need raamid olid lihtsalt nii mega ilusad ja sellised nagu retrod, väga äge ja ma leidsin ma ütleks ikkagi mingi 4 sükest, mis olid nagu peaaegu idekad. Mingi tunne peab tekkima ja ma tegin neist kõigist pildi, et kui mind jääb kummitama, siis ma saan tagasi tulla. Igal juhul väga huvitav oli ja siis ma koperdasin siin Balti jaama turul nüüd veel kuskil teisel korrusel mingi antiikosakonnas ja see oli ka nii äge, aga seal olid muidugi kallimad maalid juba, aga ikkagi hästi lahe siuke retro vibe. Sisuliselt igas sõbralt sõbrale kaupluses, okei, 4 oli kinni, 3 poe peale ma leidsin vähemalt siukse enam-vähem isegi võib-olla sobiva igast, nii et success ma ütleks. Ma lihtsalt peangi võib-olla nüüd natuke seedima, kas mind jääb midagi kummitama või siis lihtsalt tihedamini käima. Kuna meil on vasta nädal ja vasta kuklid mul on söödud, aga ma kõnnin praegu siit Karjase saiast mööda ja Sassil on ka täna kodukontor. Ja ma lähen sisse, vaatan, kas neil on kardemonisaia, sest Sassile maitseb kardemon ja endale võib-olla mingi kaneelikas või midagi. Kuklitest mul on juba isu täis selleks aastaks. Tulin just sealt Fikast hoopis ja krabasin 2 saia meile kaasa. Ma tean, Sassile meeldib täiega see kardemoni sain enda oma ja seal all on üks kaneelikas ka mulle. Karjases olid täna ainult vastu kuklid. Nii et Fika it is. Ilusama, mida sa tahastad. Wow. Ma räägin, see on nagu kõige raskesti nagu läheb. I don't give up, give a damn. You just take me through the land. And baby, we make one hell of a team. Me, you, Jesus. Ma tulin Siina juurde ja ma tõin talle 1,2 kilo õunu. Paula Reed õunu. Väga odavad. Prismas. Muidugi korraga ta neid ei saa. Aga lähme vaatame, kuidas ka Siina keelab. Mis teete seal? Kes ilus poiss tuleb? Tšau, musilinnu. Juba 3 kuu pärast äkki saan ratsutada umbes nii 6 aega sünnituseni. Nii et pole palju jäänud ka Siina.
võta kätte või? Oi, jumal läheb veel. Natuke tahtis proovis valesti lahti minna. Vii enda õlg natuke taha poole, laseb põlv lahti. Kand tõuseb üles. Katsu nüüd natuke lühemaks. Nüüd on hea. Ja teed jalavahetuse otsa. See rütm. Hästi. Kokku. Katsu see galopp tagasi saada väikseks. Ja võta sa traavile. Trenn tehtud. Uue aasta restart. Nädal 7 kasiinol ka. And you met someone, your dad says he's okay. I sleep like a baby, I never show up late for work. Kasiino juures oli nii külm, lihtsalt mingi -20 kraadi on hommikuti praegu, kuigi tegelikult päeva peale päike küttis okeilt, aga ikka on -10, nii et mu nägu juba külmetas väga korralikult. Ja ma tulin tagasi, tegin veits tööd. Ma pidin täna saatma meie sotsmeediatüdrukule sinu trennis 2 sisu, mis mul oli planeeritud talle saata. Ma lihtsalt pidin neid editima ja saatma talle, nii et ma nüüd tegin selle ära. Ja lisaks veel Bolt Food koostöö, mis ma eelmine nädal filmisin. Sellele tuli kinnitus, ma postitasin selle. Nii et peale sõbralt sõbrale ma natuke tegin tööd. Nüüd peale kasiino juures käimist ma natuke tegin tööd, nii et süke 3-tunnine tööpäev. Ma vaikselt üritan oma töötunde vähendada, et ikkagi mingit emapuhkuse perioodiga endale tekitada juba vaikselt, sest nüüd juba nagu ju võiks, kui mul on veel jäänud lõpuni, kui mu rasedus läheb täiesti lõpuni, siis 5 nädalat veel jäänud, nii et millal siis veel, kui mitte nüüd. Kuigi eelmine nädal mul ikkagi olid mõningad tööpäevad ka 8 tundi arvutis, aga ma tunnen, et tegelikult mu energia nagu ei suuda enam seda deliverdada. Isegi lihtsalt istuda ühe koha peal või arvutis keskenduda mingitele taskidele. 8 tundi on ikka päris ekstreemne praegu juba. Lihtsalt siis keha võtab nii palju energiat siin lõpuspurdis lapse kasvatamisele. Ja tegelikult ma saangi vaikselt nagu vähendada ilmselgelt, et mul ongi nüüd sinu trennis on sotsiaalmeedia peal on tüdruk juba alates detsembrikuust väga abiks mulle ja nüüd meil tuli ka eelmine kuu siuke projektijuht, kes siis kavasid sisestab, et ma ise lihtsalt olengi aidanud natukene siin üleminekuperioodil sisse elada neil inimestel. Ikka käinud filmimispäevadel, editimist teen ikka mina, et see jääb nii või naa. Ma arvan isegi lapse kõrvalt ma editin ise, sest lihtsalt selle sisseostmine on nii kallis. Aga filmimispäevadel siis ma ei pea käima, kavasid ma ei pea planeerima, et just see nagu filmimispäevade planeerimine ja kogu sisuhaldus, et siis ikkagi on abilisi ka õnneks ja saan beebiga olla ja nautida loodetavasti. Et jah, täna oli siukene 3-tunnine tööpäev ja saingi kasiino juures käia ja muude asjadega tegeleda. Aga kuna meil eelmine nädal hullult meeldisid megalt need smash burgerid, siis Sass tellis neid see nädal uuesti, nii et ma näitan teile, kuidas ma neid tegin. See on reaalselt mingi maksimaalselt 10 minuti retsept. Ma võtan kõigepealt meie asjad välja ja siis vaatame. Okei, ülilihtne retsept. Tegelikult võiks olla natukene rasvasem vist isegi see hakkliha, aga meile lihtsalt maitseb see delikatess, nii et ma ostsin selle. Aga sisuliselt teengi selle lahti ja mõlemast pakist siis ma saan 4 kotletti ja ma lõikan selle 4. Kätega rullin nii-öelda palli. Siis selle lihapalli ma isegi maitsest seda ei tee midagi sellega. Panen kuumale pannile ja siis, kui teil on see burgeri press, siis saate sellega pressida. Aga mina võtan küpsetuspaberi tüki ja siis ma eelmine nädal pressisin lihtsalt nii peenikeseks, kui ma vähegi sain potiga ja lasen neil praadida. Ja alles siis pannil natukene soola pipart, et enne ei maitsestagi, lihtsalt et see liha nagu võimalikult vähe laguneks. Ja kuna need on üsna nagu peenikesed kotletid, siis ma panengi 2 kotletti iga burgeri vahele. Ja iga burgeri vahele siis ka 2 viilu sellist sulajuustu. Ma ostsin Prismast selle. See oli kõige nii-öelda vähem rasvasem kilejuust, mis ma leidsin. Siin on mingi 12% rasva. Me väga lihtsalt tahtsime maitse mõttes kilejuustu ja vahelduseks oligi üli hea. Ja muidu me oleme lahjat juustu pannud, mis ka ilmselt oleks fine, aga jah, maitsele andis tõesti väga palju juurde. Siis ükskõik, mis burgerid ma teen, minu lemmikburgerikaste on alati lihtsalt ketšup ja mahesinap. Siis samamoodi nagu need smash kotletid on pigem peenikesed, siis ma üritan ka tomativiile lõigata hästi peenikeseks ja panengi mingi 6-7 hästi peenikest tomativiilu sinna purksi vahele. Lisaks veel frillis salatilehti ja ongi meie smash burger koos. See smash vist ongi see nimi, sest sa nagu justkui smashid seda kotletti hästi peenikeseks. Ma eeldaks loogiliselt, et see on nii. Ja kõrvale me oleme Sassiga märganud nüüd mitu nädalat neid no bananas marjalette uuesti poodidesse tekkimas on ju, mis terve suvi siis jäävad. Ja neil on mingid hästi suured viinamarjad seal, aga 1 kilo, mingi pisikene karp, kilone karp, aga siiski maksab 17 eurot. Ma ei tea, tundub täiesti haige hind, aga eks nad ei olegi praegu hooajas veel, nii et siis ma leidsin täna Coopist ka siuksed massive viinamarjad ja need on nii
krõmpsud ma juba maitsesin ja head, nii et ma panen meile mõlemale siis väikse kausitäie selle purksi kõrvale ka siukseid krõmpsuvaid viinamarju. Sest ma mingi aeg tegin ka friikaid purkside kõrvale, aga tegelikult see on üsna toitev juba ise, nii et siis natukene ampsu puuviljaga mingit nagu kartulit või midagi siukest ei viitsigi kõrvale teha. Need lähevad ülikiiresti paari minutiga panni, sest nad on nii peenikesed. Ma natuke röstin neid burgerisaiu ka mingi lihtsalt õrnalt, et nad oleks natuke soojad ja ülejäänud vajab lihtsalt kokkupanemist, et selles mõttes mingit küpsetusaega sisuliselt ei olegi. Tänane külm, megakülm hommik on mind toonud jälle autosse. Meil on täna Sinu trenni photoshoot. Tavaliselt, kui meil on stuudios filmimine videograafiga, siis stuudios me teeme ka pilte. Üldjuhul siis treenerist, kes teeb eeskavasid. Aga jõusaalis me ei ole ammu pildistamas käinud, nii et me hakkasimegi vaatama, et meil hakkavad pildid otsa saama. Nii et täna on siis 3 modelli. Mina olen siis raseda modell 2 outfitiga ja siis on veel 2 modelli. Tavajõusaali illustratsioone teeme, mis me siis saame kasutada treeningkavade piltidena, treeningkavade bänneritena, sotsiaalmeedias, kus iganes. Niisugune 1,5–2 tundi oleme nüüd siin vanalinna gymmis fotograafiga ja loodetavasti saame kõik vajalikud asjad purki. Ja ehk siis ma jõuan mingi veits peale lõunat koju. Ja kuna ma juba siin olen, siis mind jäi kripeldamas üks sõbralt sõbrale, kuhu ma eile ei saanud minna. Nii et siis ma mõtlesin, et okei, you know what, ma lähen täna sealt läbi. Aga kõigepealt tuleb ilus olla. Kui me seda photoshooti bookisime, siis ma mõtlesin küll, et ma ei viitsi enam nagu. Just see, mis ma eile rääkisin, et mul tegelikult ei ole väga energiat. See võtab hull pingutust proovida nagu olla ilus ja ennast üles lüüa ja mul niigi on veel järgmine nädal on mingi Samsungi üritus, et mul on neid koostöötöö asju ka, et siis mõte sellest, et kas ma üldse lähen, et ma oleks võinud lihtsalt saata ju 2 modelli, meie treenerid ja fotograafi. Aga siis ma hakkasin jälle mõtlema, et aga praegu mul on ju see suur raseda kõht, mida on hea ära kasutada, sest meil on raseda kavad. Ma tahaks ka raseda jooga lisada lähitulevikus meie äppi. Pluss siis ma tahaks lisada, kui meie rasedate treener ära sünnitab, beebiga võimlemised, et siuksed videod, et see rasedate nurk kogu aeg muutuks mitmetahulisem. Sest nii paljusid naisi mõjutab see ja nii paljudel naistel on seda vaja, et siis why not. Ja ma tahaks veel lisada mingeid ala vaagnapõhja venitusi, hingamisvideoid sinna, et siis kui me nagu nii tulevikus plaanime nii-öelda laiendada juurde lisada ja mul on praegu see suur kõht, siis ma ei saa siin laisk-rase olla. Ma pean oma kõhukese letti lööma ja loodetavasti saame siis tuleviku jaoks mingeid illustratiivseid pilte minust ja mu kõhust ka. Nii et jah, järjekordne sükene huvitav tööpäev on ees. Kodus tagasi, olengi siin puhanud, nautinud seda päiksepaistelist ilma, lihtsalt raamatut lugenud. Ma käisin küll kiiruga ka sealt sõbrale läbi, aga kuna meil läks photoshoot peaaegu tund aega üle aja, siis ma ei jõudnud seal nii palju ringi vaadata, kui ma oleks tahtnud, aga kõik pildid ma vaatasin kiiruga üle. Ma ei tea, seal oli minust kõige vähem valikut. Ehk siis ma ei tea, mis see kauapäev eile tähendas, aga igal juhul saan oma silmad vähemalt lahti hoida ja potentsiaalselt ikkagi käia iga paari nädala tagant sealt kauplustest läbi, kui mul on aega. Muidugi lõpuks sünnib beebi ära ja siis ilmselt ei ole, aga äkki märtsis veel paar korda jõuan käia sealt läbi ja kui leian midagi, siis leian, kui ei leia, siis on ka fine. Igal juhul ma loen siin sükest raamatut nagu The Frozen River, mingisugune Goodreadsi eelmise aasta top raamat. Kuigi siin päikse käes lugedes hakkas siuke unekas tulema, et silmad vajusid kinni ja ma lähen kiirelt alustan õhtusööki meile, sest ma tahan jälle suud teha nagu eelmine nädal, sest meile tõesti nii väga meeldis ja see peab veits podisema, et siis valmistan selleks asjad ette ja siis loen seal selle ajani edasi, kuni õhtusöök on valmis.
lõpetasingi oma raamatu. Ma lootsin, et ma jõuan seda täna teha, aga ma ei teadnud, sest mul oli mingi 2 tundi vaja lugeda, mis minu puhul on viimasel ajal üsna palju, aga lõpetasin ära. Ja see Frozen River oli selles mõttes, oli huvitav. Ma vaatasin pärast Goodreadsis, et päris palju oli madalaid hinnanguid ka, et hästi palju oli 5 tärni reitinguid ja hästi palju oli 1 tärni reitinguid, siis ma mingi okei. 1 tärni reiting kindlasti see ei ole. Mulle pigem ikkagi meeldis, et oli siuke ajalooline romaan, sest ta leidis aset 1790. aastal kuskil USA osariigis. Ja ma mingi aeg vaatasin mingit telesarjaga, mis oli 1820, ehk siis ma kujutasin ette seda settingut veits nii. Ja ma mõnes mõttes ootasin võib-olla midagi natuke põnevamat, et ta kindlasti ei olnud ka 5 tärni minu jaoks, sest ma kuidagi ootasin, et ta mingi hull põnevik. Aga pigem ta oli ikkagi siuke aeglane, rääkis ühest ämmaemanda elust ja siis seal oli mingi mega palju mingit sünnitustseene terve raamatu vältel. See ämmaemand, ma arvan, selle raamatu jooksul mingi 10 sünnitust kirjeldas seal ja igaüks oli hullem kui eelmine, siis mõtlesin mingi oh my god. Kunagi vanal ajal, kui su laps polnud keeranud ennast õiget pidi enne sünnitust, siis vähemalt raamatu peal on kirjas, et see on tõesti sündinud lool põhinev, et ämmaemand põhimõtteliselt paneb sulle 2 kätt sisse ja ise keerab lapse ringi. Aga seal raamatus oli üks siuke stseen, mis ma olin lihtsalt mingi võib-olla ma ei peaks lugema neid väga jõhkreid sünnitus mingid stseene praegu. Ma isegi ei teadnud, et need seal raamatus tulevad või et need on. Ma lihtsalt arvasin, et ma hakkan mingit põnevikku lugema. Aga overall ei olnud selles mõttes igav ka ikkagi. Ma lugesin, mulle meeldis, ma arvan minu poolt mingi 3,5-4 tärni, midagi siukest. Ja see oligi esimene raamat, mis ma seegu lõpetasin, nii et väike saavutus tänasesse päeva mulle. Ja ega ma väga palju rohkem ei jõudnudki teha. Üks pisike asi, mis ma ka tegin ära, mis oli mul ka juba mingi 3 nädalat to-do-listis, aga ma olin kogu aeg unustanud. Ma tahtsin meid panna sassiga perekooli loengutesse kirja ja perekool on ka üks siuke asi, mis tekitab minust mingit külmavärinaid, sest see tundub nii mingi klassik rasedusteema ja ongi ja see on okei ja see on väga kasulik asi, aga see kuidagi tekitab minust mingi tikki. Aga tüüp A inimene nagu ma olen, ettevalmistuja asjadeks ja mul on ikkagi vaja ette valmistuda. Ja nüüd, kus ma ise olen ju väga siukses positsioonis, kus mul oleks vaja ilmselt neid loenguid, siis ma mõtlesin, ma pean ennast kokku võtma, oma ikist üle saama ja panin meid sassiga minust mingi 4 perekooli loengust. Sest nüüd, kui teie seda videot vaatate, siis see on eelviimane väljakutse nädal, nii et järgmine video veel tuleb nädalavlog. See on siis viimane väljakutse vlog. Ja siis ma ilmselt märtsis teen mingi 1 video või 2, et natuke puhkan rohkem YouTube'ist ka. Ja siis, mis mul ikka teha on, kui käia perekooli loengutes. Minust lausa 3 neist oli teie loengud äkki. 2 kindlasti. Imetamise loengu ma võtan üksinda. Ja siis sassiga ma panin mingi vastsündinu hooldus, et kuidas mingi pesta, mida peab arvesse võtma, ma ei tea, silmi, naba puhastama, mis iganes. Siis vastsündinu esmaabi, et mis õnnetusi võib juhtuda, mida silmas pidada, kuidas käsitleda vastsündinut, on ju. Need teemad olid muidu sellised, millest sass ise huvitas, et ta ise küsis mult, et ta tahaks seda õppida, mis on tore. Ja siis üks kohapealne, kuhu me lähme, on mingi 3-tunnine kohapeal, mis on mingi aktiivsünnituspaaridele, kus siis räägitakse põhimõtteliselt meiesugustele võhikutele, et mis on sünnitus, mis sammud seal on, mis su kehas hakkab toimuma, kuidas potentsiaalselt su partner saab sind toetada selles, et see tundub siuke kõige intensiivsem ja kindlasti, kui ma ei võtaks mitte ühtegi loengut, see laps peab välja tulema nagunii, et poleks nagu hullu. Aga kuna ma ise olen siuke valmistuja, siis ma arvan, et minusugusele inimesele on ikkagi hea kuulata korra need teemad läbi ja tunda ennast võib-olla siis natukene kindlamalt. Ehk siis ma planeerisin need asjad ka meile ära siin täna õhtul. Ja rohkem ei teegi siis, kui pesen näo ära, teen oma skincare'i, lülitan ennast sisse nagu iga õhtu ja lähen magama. Uus päev ja enne kui ma selle vlogi kokku tõmban, ma tahtsin teile näidata, kuhu me täna lähme, sest et kui te seda videot vaatate, siis sisuliselt enne 1. märtsi teil ongi veel viimane võimalus. See on viimane vlog enne 1. märtsi, enne meie Sinu trenn loosimist, kui te võite siis meie äpiga liituda ja osaleda siis meie suures aasta alguse auhinnaloosis. Ja seal on päris mitmed auhinnad, et ühes videos
me käisime Sassiga Wesenbeck külaliste majas, ühele võitjale siis annab Wesenbeck 2 söödmajutust, siis ma olen näidanud teile siin ühes videos Linea Shopi juuksehooldustooteid, et selle üle 100 € väärtuse juuksehoolduspaki saab ka üks võitja. Siis ma olen näidanud teile juba Louvre tooteid oma videotes, samamoodi Louvre veepoest siis saab üks võitja 100 € kinkekaardi. Ailet te muidugi teate, toitumisnõustaja, kes on välja pannud ühele võitjale siis erasessiooni tund aega toitumisnõustamist, toidu ja treeningu teemalist konsultatsiooni, mis iganes soovite talt küsida. Siis muidugi Slim ilusalong on ammune aastatepikkune sõber juba minu kanalil ja meie väljakutsetel, ehk siis üks õnnelik võitja saab ka Slim ilusalongilt 100 € kinkekaardi. Ja nüüd viimane koht, mida ma ei ole teile näidanud videotes, on siis Samui massaažisalong. Kuna ma ise olen rase, siis mul on Sass kaasas. Sass saab siis täna massaaži minna ja mina lihtsalt näitan teile seda mõnusat salongi. See salong on siis minu ühe pikaaegse vaataja mehe salong. Meesmassöör on seal, see on Mustamäel Laki tänaval ja hästi siuke mõnus hubane salong, nii et kui te otsite Mustamäel endale massööri mõistlikute hindadega, siis Samui massaaž, ma panen selle ka siia video alla. Ja üks võitja saab 100 € kinkekaardi Samui massaažisalongilt. Nii et auhinnad on head, kui te tahate veel osaleda loosis, te võite alustada ükskõik mis treeningkava, ükskõik millal te soovite meie äpis, lihtsalt aktiivsete nii-öelda liikmelissuste vahel siis loosime pühapäeval välja võitjad. Ja need võitjad lähevad meie äpi uudiste tahvlile. Teavitame need ka äpi siseselt, kuna nagunii võitjad on ainult äpis. Aga jah, laseme Sassil nautida tund aega massaaži ja siis lähme veel siin lähedal asuvasse Lidlisse, kuna Mustamäel on Lidli kauplus päris suur. Siis alati, kui me siia satume, siis meile meeldib käia vaatamas mingeid huvitavaid Lidli, ma ei tea, valgutooteid, maiustusi, mingeid teisi brände, mida tavapoodides ei ole. Lidli eskalaatori peal ja Samui massaaž on selles majas. Siin on see Tammsaare Euroniks kohe Laki tänaval ja maja ees oli tasuta parkimine ka. Sass sai seal just 1,5 tundi mõnuleda. Skaalal 1-10, kui relaxed sa oled. Näpid, riibud on näos.